peale. Kellaaeg on veel kukkunud, päevakava ma panin ka siia nurga peale, et me sellest niimoodi väga rangelt kinni ei pea, et aga põhimõtteline selline tugi on siin olemas. Et kui me saame varem tehtud, siis me lähme lihtsalt žürii asjadega sujuvalt edasi. Et olete siis kõik jõudnud Juulamõisasse, kõik tegelikult teavad teda kohta, siis ma sellest pikemalt ei räägi. Et selline väike kommikonkurss on täna, see toimub siis Tartu 2024 kultuuriaasta ürituste raames. Meil on oma väikse MTÜ-ga Loomemõis juba 3 sellist teemapäeva selja taga ja praegu siis on viimane, on siis see kommikonkurss, kus meil siis kaastegevaks oli Kalevipoeg, kes palus abi piirkonna elanikelt, et nad aitaksid endale sobivat suupistet või piirkonnale iseloomulikku sobivat suupistet välja valida. Nimeks sai ta küll kommikonkurss, aga see on tinglik, et mitte kedagi raamistada kuidagimoodi, siis see on mõeldud niimoodi, et oleks suupistete konkurss, ehk see komm võib olla ka soolane suupiste või siis magus. Aga eelistatult võiks ta olla kindlasti see, et on kohaliku toorainet kasutatud ja kohalikud inimesed siis teevad selle siis valmis. Ja praegu ongi meil siis siuke paras meeskond kokku tulnud, on Lähtet, on Kõrveküla, on Juulaküla ja on selliseid segameeskondi, naiskondi. Nii et siuke paras ports tublisid tegijaid. Žüriiks on meil siis vallavalitsuse esindaja ja Ülle Juk, kes kohaliku toidu spetsialist on. Alustame päeva sellega, et Reet räägib meile natukene siis pärimuslikest teadmistest, kõikidest siin taimedest, piirkonna taimedest ja tõenäoliselt tuleb ka folkloorist natuke juttu, ma arvan, ja pärimusest. Lausa palju, ma kahtlustasingi seda. Ja kohaliku toidu eripärast räägib siis Ülle Juk meile. Et sellised väiksed nagu teadmislisandid ja pärast seda siis ongi, et igaüks valmistab ära, natukene räägib endale, lisapunkte saab selle loo ja jutu eest, mis siis selle tootega kaasas käib. Ja teeme ka seda, et kui palju kohalikku toorenet on kasutatud ja see jääb nagu siis žürii otsustada. Eks näeme. Korraldusliku poole pealt nii palju, et igal meeskonnal on siis, kellel pole silti, siis siit saab veel panna sildi endale laua peale, kus oleks siis meeskonna nimi ja toote nimi. Ja siis on siin kausid ja siin on kott, siin on mõned käbid, et iga osaleja meeskond siis võtab ka endale siit 3 käbi ja tal on võimalik panna siis ka naabritele, mis talle kõige rohkem meeldib. Nendele panna sinna 1 käbi siis sellele meeskonnale, mis kõige rohkem meeldis. Nii et me valime ka siis nagu publiku lemmiku või osalejate lemmiku pärast välja. Lisaks siis 3 paremat saavad siis veel erilise uhke au osaliseks. Nendest siis žürii otsustab hiljem siis. Aga vahepeal siis Reine on see, kes meil siis veab siin ja vestleb ja räägib, tekitab elu ja melu. Nii et küsitleb juurde, et kellel on vaja mingit ahjukasutust või mingit muud abi, siis mina olen see, kelle poole võib pöörduda. Proovin jooksvalt kõike lahendada. Ja ma arvan, et ega vist ongi kõik praegu esmaselt räägitud ja saame tegutsemisega peale hakata. Start juba läks lahti ja ma käin teie juures ja küsin, mida te teete ja kirjutan üles ja kes te olete ja kirjutan üles. Ja alustame kohe siit ukse alt, kust on, ma arvan, et te ütlesite ennem, et teie olete Miinad Kõrvekülast. Te olete praegu siin 2 aga kas teil on meeskonnas, on veel? Tegelikult on niimoodi, et see inimene, kes tooted välja mõtles, tema ise ei saanud täna tulla meile, siis presenteerime. Ahaa, väga tore. Ja te olete juba ettevalmistusi teinud? Ja, me oleme ettevalmistusi teinud, et siin on mõned on valmis ja mõned siis saame koha peal ka. Väga hea. Väga hea. Herneamps ja õunaamps, et on nii valku kui ka süsivesikuid. Super. Magusat ja soolast. Ootan huviga, et saaks maitsta. Ja žürii ootab ka kindlasti huviga, et saaks maitsta. Väga hea, siin on ka retseptid.
koostisained . koostisained , jah . midagi jätame esialgu saladuseks ka . ja . väga lahe . jõudu teile . me lähme edasi . ja siin järgmise laua juures on . kas siin on meil 2 võistkonda ? siin on mul lausa 4 tegelikult . 4 võistkonda , oi-oi . häid suupiste meistreid mahub palju ühe laua taha . ja teie olete siin olemas . Teiega saame rääkida . kes te olete , kes te olete , kust piirkonnast ? meie oleme siis Tuppel , von Julenhof . ohoo , me oleme jaa , Juula külast . siit Voorene vahelt ja meie pakume siis libahundi maiust , mis on praegu sügavkülmas , aga varsti saab siis . ja sellega siis on ka selline lugu , et kui mina veel noor olin , siis ma kuulsin , et siin käisid libahundid jooksmas siin voorede vahel . ja no siis lõpuks siis kuulsin ka selliseid , see üle jõe Tiiu rääkis , et oli siis olnud üks inimene , tema siis julges sellele libahundile nii-öelda vastu minna ja pakkus talle siis noa otsast leiba ja see siis pidi libahundi terveks tegema , sellest nüüdusest siis vabastama . nii et meie pakume siis ka noa otsast , küll natukene mitte leiba , aga ikkagi sellist maiust , mis siis teid kõiki needusest vabastab ja üldse on sellise julguse , austuse ja kõige toreda sümbol . see on väga tore , kui vanasti oli libahundi eemalhoidmiseks vaja hõbekuuli , siis nüüd piisaks libahundi maiusest . see on väga humaanne tegelemine libahundidega . aga kas teil nüüd tänapäeval ka on siin libahunde jooksmas , kas sa tead ? see Ülevoore Mari ütles vist , et tema pole küll näinud veel . ei ole . aga võib-olla küll , Aga ja siis võib-olla ongi , et pakumegi selle noa otsast enda maiusid alla . super , siis siin kõrval on , näita mulle teiselt poolt , kes te olete . Te olete juulakad , oh-oh-hoo , nii äge silt kohe . ja siin on lugeda , et teie teete Vooremaa mügarikud ja Kama kohlatrühvlid . nii , rääkige , kuidas te seda teete , millest te teete , mis siin on ? siin on nagu üks taine , mis on tehtud valgest šokolaadist , toorjuustust ja nootidest ja siis me paneme neile kava peale ja siis väga isuäratavad , väga põnevad , väga ilusad . kas teil siin keskel on ka keegi , keda praegu siin ei ole ? aga kes sina oled , kas sina oled juulakas või kes sa oled ? juulakas jah , ja need on minu lapselapsed siin . ja me olemegi vanavanemate segame läbi ja sööme ja naudime . kas see on teie pere traditsioon , mida te nüüd pakute ka väljapoole ? no me väljapoole väga ei ole pakkunud , pereringis teeme , no see on tegelikult minu lemmik arusaamine mustsustra ja jõhvika söömisest . siin on siis mustasõstra ja jõhvika segu ja siis on see valge suhkurpeal , mida me seal juba ennem siin loengus kuulsime , mida esmalt anti loomadele , aga siis inimene proovis , et tegelikult päris hea , võiks ise ka süüa . ja täitsa . väga põnev . varsti proovime . ja nii , ja siin on Oi , tere . kes teie olete ja kust teie pärit olete ? juulamõis , nii järjekordne juulakas . mida sa siin teed ? mis on selle toote nimi ? raimed , tomatid ja munakreem ahaa , soolane amps . ja lisaks on veel tuhaga maitsestatud leib . tuhaga maitsestatud leib . ohohoo , see on midagi , mida pole ennem kuulnudki . aga seda sul praegu siin näha ei ole ? Leib . siin , see on see . ma mõtlesin , et need on rosinad . väga põnev . nüüd nad saavad hästi kuulsaks tänu sellele konkursile . nii väga-väga lahe .
eriti see leib tuhakastmes. Nii, siin on veel kõik lauatagused on täis. Tere! Kes sina oled, kust sina tuled ja mida sina teed? Aastakooli tänatisega mets. Ma pähti küttidega, ekspordid tuvade šokolaadi ja rugiina. Sa praegu soojendad šokolaadi siin? Jaa. Kääpa noortekohvik. Kui palju teid seal tegutseb? See suvi on nüüd tööl 3, aga esimene aasta oli 5. Juba laienete? Ja see on meil juba 3. aasta nüüd. Jaa. Ja siin teisel pool lauda on kohe Reet. Kust kandist sina tuled, Reet? Tulen Lähtest Ja mida sina teed siin, Reet? ja toidu valmistamisega olen ma kogu elu püüdnud eriti kiiresti hakkama saada. 15 minutit toidu valmistamiseks tundub mulle optimaalselt maksimaalne. Aga nüüd, kuna see üritus ähvardas läheneda ja ma nagunii pidin siin oma ettekande pidama, siis hakkas mul tohutult peas keema igasuguseid retsepte. Kõige esimene oli kirju angerjas. Arvestades, et Saadjärvest saadakse ka angerjat ja siis kirju koera baasil selline kohalik edasiarendus tundus mulle nagu väga lahe, et võiks kuidagi arendada niimoodi ka maapallid ja mingisugused sellised natukene maalähedasemad komponendid. Aga selle idee ma pakkusin veel teisele võistkonnale, kes lõpuks seda ei teostanud. Siis jõudsin ma välja pärimuse baasil küpsisteni nimega Kalevipoja lingukivid ja need on siis nagu mõõdukad magusad, eks öelda, et väga vähe magusad, mis ma tegin juba valmis, sest lisaks sellele nägin ma siis ühel hetkel unes veel ühte retsepti, et unenäod on mul väga elavad ja siin siis valmivad küpsised nimega Saadjärve sosinad ja see on see unenäo retsept. Ja siin on mul ka pakendid ja lisalektüür siis kummagi retsepti kohta on siin. Et siit võite ise läbi töötada, nii kaua kuni ma seda Saadjärve sosinate tainast edasi segan. Väga lahe. Ja need lood siin juures ja need nimed on ikka väga muljetavaldavad. Lingukivid on siin mõlema selle pakendi infolehe puhul on mul siis ka juurde lisatud pärimusnäited. Et Saadjärve ääres ja üldse siin Tooremaal on ju toimunud üks lõppematu lingukivide pildumine. Küll suuremad, küll väiksemad ja minu lingukivid on siis sellised, nagu nad võib-olla siis tegeliku lingu hitmise juures või suuruselt olla. See on siis ka üks vähestest soolastest toodetest. Jõudu, Reet! Ja kõik on tohutu täis teha ja selline tervislik. Lisaks sellele, et on hea, on ka tervislik. Klassikaline talupoeg. Ja 15 minutit läheb aega. Vaatame, kas see õnnestudes palju. No, vaatame ja ootame põnevusega tulemust. Nii, siin on veel nurgas keegi. Ma võin nurga lauga ilusti kirjeldada kõik, mida siin toimub, mida te ei näe, et siin toimub. Ühesõnaga, me oleme alalhoidlikud ja ettevaatlikud ja ettehaaravad inimesed, erinevalt Reeda laudkonnast, võistkonna nimi Lähte ja toote nimi Mõnumummud. Et meie mummud valmisid juba eile õhtul valmis ja igatpidi oleme teise lähenemisega teha seda 15 minutiga, et ehk siis hetkel nad on siin kohalikus külmikus ja tõmbavad vähe jahedamaks, et nad ikka pehmeks ja sulaks ei läheks. Ja senikaua me siin võistkonna teise liikmega Tuuliga tegelema pakendidisainiga. Et sellega, see peaks meile olema jõukohane ülesanne selleks ajaks, kui kell kukub. Aga Mõnumummude tegelik ideeallikas on siis võistkond Lähte, 2 nähtamatut liiget on veel. Ahvatuseks siis Marianne mõtles mummud välja ja tuligi siis, et nii minu kommentaar ja maitseelamused ja siis üheskoos me leidsime sellele kirjelduse, et mõnumummud sisaldavad suuremas koguses mõnu tekitavaid mõnuaineid. Ja see on ka väga sõltumust tekitav, et mõnuained on siis loetelus on kama, ploom kuivatatud kujul, siis on šokolaad, pahukoor ja nimekiri on mul siin kaasaegsel kombel on kenasti
alles, ma kirjutan selle retseptina ilusti välja. Aga et ühesõnaga, et sõltuvus tekib mummusid maitstes juba esimesest ampsust ja kestab nii kaua, kuni kõik otsa saavad. No nii, et siis need meil koostisosad on ka nüüd teada. Ja meie retsepti nähtamatu toode, mida me ei esitlegi, on tegelikult visiooni tasandil oli meil vägagi palju lõbupakkus toode nimega Vooremaa vaskus, mis pidi siis koosnema suurest hulgast rukkileivast ja koorekommi laadsest, siis koorest ja suhkrust põhiliselt. Et kuidas oleks teha sellist leivakommi ja nagu oletuslikult võiks see jääda selline natukene nagu vaskussi värvi. Ja see tekitas sellise nagu sõnaõiguse kordused, Vooremaa vaskus, et lihtsalt see nimi on nii kaunis, et ainuüksi sellepärast seda võiks teha. Ja kuna siis jällegi mõtlesime omavahel, et aga mõtleme talle siis sellise kohaliku mütoloogia ka juurde, et aga see ongi selline nagu olend, kes näitab ennast ainult väga õnnelikudele inimestele, väga haruharva. Ja siis ise mõtlesime, et kas ta nüüd näitab žüriile ennast täna, aga siis Vooremaa vaskus täna õnnelik. Nii, kusjuures see konkurss on siin praegu sellepärast väga huvitav, et kõik räägivad välja oma saladused, huvitavad retseptid, huvitavad lood, huvitavad saladused, kõik selle, mis neil on visioon, mida veel ei ole, aga mis kindlasti hakkab ühel hetkel ilma tegema. Et see näitab, et tegelikult seltskond on siin väga üksteist usaldav, fantaasiarikas ja hoolitsevad selle eest, näiteks seal eelmises lauas me kuulsime üle-eelmisest, et ikkagi noored tervislikult toituksid. Meie hoolitseme selle eest, et kui noored liiga tervislikult toituma hakkaksid, siis oleks neid võimalus siiski oma kalor kuskilt endast. Et 2 ussi, mis olid visiooni tasandil, no Ankerias vist ussi ei ole, aga peaaegu, eks ju. Et sellised pikad, sihvakad, voolavad ja hirmutavad ei ole täna toidulauale jõudnud, aga kindlasti järgmine kord. Aga vist kuskil mõrga taga rohkem ei ole kedagi, kes teeb. Et oleme teid kõiki praegu üle kuulanud. Vaatame, mis edasi saab. Rohkem ei sega praegu. Hakkame peale. Ja täiesti õigesti, nad on kõige kannatamatumad, aga saavad ka esimese aukirja. Nii et 1 3 lemmikust oli meil juulakate see suurepärane väike magusamps. Palun. Nii, ja auhinnaks on teil anda veel Kalevipoja külastus. Tahate siis perega sinna külastama ja siis veel üks Butanä selline kiikekaart ka. Ja oranž, saan alustama siis oranžist, kollasest ja rohelisest, aga hakkasime vastupidi. Võtame siis oranži järgmisena. Meile meeldis väga Kõrveküla maanaiste seltsi Niina Erne Amps. Hernes on selline, mida on nii vähe kasutatud. Ja see oli tõsiselt olemas. Nii, ja samamoodi on võimalik 5-liikmelise meeskonnaga või naiskonnaga. Teil tõenäoliselt on seal veel tagalas inimesi, kellega koos Kalevipoja koda külastada ja leiate kellegi oma seast, kes läheb hüppama hüdilasse. Nii, ja nüüd on jäänud veel kollane tuli, aga mul on tunne, et selle kollase tule kättesaaja on meil kusagil seal. Ilmselt seal. Nii, et ühesõnaga Juuramõisa kohviku see kalaamps oli see, mis väärib siis kollast. Nii, aga Harvo, äkki tule. Ja teil on ka võimalus siis Lauriga minna Kalevipoja kohta. Äge, aga sinna ka ei saa. Saadan Lauri sinna. Nii, aga siis on meil tunnustuskirjad ka veel, et Kääpa noorte kohvikule
kui tuleb järgmine kommilaad, siis ma annan sulle esimese. Teil on ka kindlasti inimesed, kes on sinna jääajakeskusesse ja samamoodi hüppama siis. Nii, järgmine kiituskirja on Reet Hiiemäele. Ja jõudu. Nii, ja Reet on võimalustes minna jääajakeskusesse. Nii, järgmine kiituskirja on siis Gert Eifert von Julenhof. Siin peab ära märkima seda, kuidas te olete presenteerinud oma toodet. Nii, samamoodi saab siis jääajakeskusesse minna hüppama ka. Sest nugadega tavaliselt ei mängita. Nii et julged. Aga kõik olid siin jah väga korralikud ja keegi ei tulnud kallale kellele. Just, Läks hästi. ja viimane kiituskirja on siis naiskond Lähte. Tahtsin juba öelda naispool. Samamoodi peab jääajakeskusesse koos minna siis. Igal minu meelest on nii põnevaid maitseid ja maitsekombinatsioone. Jätkab ikka samas väikses. Nii, ja siis meie käbikonkursi kõige rohkem punkte sai siis Reet. Aga väga tasavägiselt läks see konkurss. Nii et Jülla või sa kõigega. Ja žüriile ka suur aitäh, sest ma saan, et see oli kõige raskem ülesanne, mis teile osaks sai. Nii et aitäh. Ja lihtsalt isikauhind on veel üle anda, meil kasutan seda hetke Reedale, et Reet on selle loomemõisale ja kogu selle projektile nii palju tuult tiibas sellest andnud, et aitäh sulle.